Tere kõigile, lugupeetud vaatajad! Eesti eest nädala uudised 135. saade. Me oleme nüüd umbes 2 aastat selle muusikaga, mida te just äsja kuulsite, alustanud oma nädala uudiste saadet mõningate eranditega. Aga tänases saates me räägime siis 5G-st kui sõjavahendist inimeste vastu, samuti Iraanis toimuvast, Lõuna-Liibanonis fosforpommi kasutamisest, aga loomulikult tulevad ka värsked uudised Kiievist, mida me alles täna hommikul saime teada, ja loomulikult vahendame teieni meeleavalduste kohta käivat informatsiooni, mis siin järgneva 2 nädala jooksul aset leiavad. Ent kõigest järjekorras. Sõjaväeliste Telegrami kanalite andmetel on Euroopas kasvamas trend kasutada tsiviiltaristut sõjalistel eesmärkidel. Täpsemalt valmistuvad Rheinmetall ja Deutsche Telekom Saksamaal kasutusele võtma telekommunikatsioonivõrkudel põhinevat droonide vastast kaitsesüsteemi nimega Trochen Schutzschild. Väidetavalt kavatseb Deutsche Telekom kasutada mobiiltelefonimaste, video- ja helisensorite, raadiosageduste detektorite, droonide kaugtuvastussüsteemide ja spetsiaalsete radarite paigutamiseks. Eraldi tarkvara analüüsib 5G liiklust, et tuvastada mobiilsidevõrkude kaudu droonide juhtimisele iseloomulikke anomaaliaid. Nende teadete kohaselt paigutab Rheinmetall kriitiliste rajatiste lähedale konteinersüsteeme, mis on varustatud pealtkuulamisdroonide, lasersüsteemide, automatiseeritud tornide ja elektroonilise sõjapidamise süsteemidega. Rahvusvahelise energiaagentuuri IEA juht hoiatas, et kaubanduslikud naftavarud ammenduvad kiiresti ning maailmal on USA Iisraeli agressiooni Iraani vastu põhjustatud Hormuzi väina olukorra tõttu jäänud vaid mõne nädala jagu naftavarusid. Iraan hoiatab Ühendriiki ja tema liitlasi varasemate strateegiliste vigade kordamise eest ning lubab uue agressiooni korral kiiret ja võimsat sõjalist vastust. Hetk tagasi sihtisid Iisraeli väed Lõuna-Liibanonis Mansouri ristmikul arbuuse koristavaid põllumehi 3 süütava fosforpommiga. Kui kaua te saate end varjuda väite, käib uurimine taha, härra. Reporter astub Minabis toimunud enam kui 120 Iraani lapse tapmise pärast vastamisi CENTCOMi ülema Brad Cooperiga, saades Trumpi administratsioonilt etteaimatava vastuse. Uurimine on käimas. President Putin ja Hiina president Xi Jinping allkirjastasid ametlikult ühislepingu Venemaa ja Hiina koostöö laiendamiseks. Türgi müüs märtsis peaaegu kõik oma USA riigi võlakirjade osalused. Te olete õigustatult nördinud selle üle, kuidas Ben Gvir teie kodanikke kohtles. Palun mõelge, kuidas tema meie kodanikke kohtleb, kommenteeris Palestiina saadik ÜROs Riyad Mansour globaalse Sumudi flotiili aktivistide väärkohtlemist. Tuhanded inimesed kogunesid Kuuba pealinna Havanna tänavatele ulatuslikule USA vastasele meeleavaldusele Raul Castro toetuseks USA süüdistuse keskel. USA, Venemaa, Ukraina rahukõnelused on nüüd pausil. Washington ei jätka kohtumisi, kui neist midagi ei tule, ütles riigisekretär Rubio. Lisakaadrid Kiievist täna hommikul pärast Venemaa rünnakut. 2 sündmusest ka veel saate lõppu. Läbipaistvate valimiste eest võitlev MTÜ Ausad valimised juhatusse kuuluv Märt Põder kutsub kõiki esmaspäeval ehk homme Toompeale komandandi majja, et nõuda demokraatlikke valimisi. Valimiskomisjoni avalikud koosolekud olgu päriselt avalikud. Märt Põder, tulge koos meiega enne esmaspäevast Vabariigi valimiskomisjoni VVK koosolekut arutama, kuidas tagada Eesti Vabariigis demokraatlikud valimised, mille ettevalmistamise ja läbiviimise sammud on sisuliselt vaadeldavad ning tulemuste kujunemine aus ja läbipaistev. Pärast arvamuste avaldamist on huvilistel võimalik liituda kell 15 algava VVK avaliku, aga füüsilise, see tähendab ilma veebiülekande ja järelvaatamiseta koosolekuga või jätkata arutelu valimiste demokraatlikkuse tagamise üle iseseisvalt. Antud sündmus, millest Märt Põder räägib, toimub esmaspäeval komandandi tee kandis Toompea lossi lähedal kell 14.00. Ning 3. juunil tuleb protestiaktsioon Toompeal. Ülbus, üleolevus rahva tahtest, riigi huvidest ülevaatamine, meie ressurssidega silmnähtavad mittearukas ning küsitava tagamõttega ümber käimine, selle najal suure tõenäosusega ka rikastumine, ametnike ja ministrite ebapädevus
Sellisele käitumisele veel privileegide võimaldamine pole kindlasti see, millega on kohustatud nõustuma põhiseaduse põhiselt kõrgemat võimu omav rahvas. Aitab valedest, aitab ülbusest, aitab mängudest, aitab omavolist, aitab 13% astud tagasi. Põhjusi, miks osaleda on vähemalt 13, aga neid tuleb juurde. Ja me loeme siin veel ühe punkti 13 ette, mis on juba välja käidud. Info, selle levik läbipaistvuspoliitikas ja asjaajamises. Ennem kui eestlast süüdistada väärinfo levikus, peate teie sellest vastutavad olema ka kindlad, et vajaminev info ilma liigset vaevata eestlaseni ka jõuaks. Piketist või meeleavaldusest veel sedagi, et tulemas on rahumeelne eestimeelne meeleavaldus aitab 13 rahva toetusega valitsuse astu tagasi. Eesmärk on juba, nagu pealkirigi ütleb, meeleavaldus sisustame vastavate kõnedega eri valdkondadest, millega see praegune pole eriti koonerdanud, metsad, tuugenid, majandusmigrandid, LGBT ja nii edasi. Kui on soovi seda kajastada ja sõnumit levitada, olete meiega ühinema oodatud. Eesti eest Eeva korraldaja meeleavaldus siis 3. juuni kell 13 kuni kell 17.00 ja aadressiks Toompea lossi plats 1A. Tere! Tuugenid, LGBT propaganda koolides ja ühiskonnas, maksud, metsaraie, loodus ja teemasid jagub veel. Mina olen Eeva ja nagu te näete, ma ei ole üksi. Meid on muidugi rohkemgi veel. Te ei pruugi meid kõiki teada, aga nüüd on hea võimalus saada tuttavaks. Ja kohtumegi Toompeal 3. juunil kell 13.00. Meeleavaldusel, mis on rahumeelne, eestimeelne ja sügava sõnumiga aitab 13%, astu tagasi. Tule, ole üks meist ja tugevalt koos võetud sõnum on tugevam sõnum. Kohtume! Kurjus ei maga ja seetõttu toimub 3. juunil Riigikogu ees algusega kell 13.00 rahva omaalgatuslik meeleavaldus. Kui sul on ükstapuha erinevates maksudes, siis praegu ei tohi sa jääda sugugi ükskõikseks, sest selle nakkushaiguse ennetamise tõrje seaduse taustal tahetakse meie lapsed ära süstida. Nii et kohtume 3. juunil Riigikogu ees kell 13 juhul, kui sa hoolid oma lastest. Eesti Eest portaal saab olla tsensuurivaba täiesti sõltumatu, ainult kui toetate meid pisikese toetusega, toeta eestiest.com-i Mihkel Johannes Paimla EE 4077771008496547 märksõna ülekanne. Ülekande tegemise võimalused on jätkuvalt näha nii saate jooksul kui ka päris lõpus. Aitäh, et olete meie saadet vaadanud. Loodame siiski, et te leiate võimaluse, kui mitte sellel kuul, siis kindlasti järgmine kuu meie tegevust toetada. Sellest ka osalt sõltub informatsiooni vahetu liikumine, et loodame teie poolsele toetusele. Me kohtume teiega nädala pärast. Nägemist!